Tervist! Täna võtame ette ühe hästi klassikalise võrguprobleemi. Kujutage ette, teil on kaks täiesti toimivat võrku, aga nad lihtsalt ei räägi omavahel. Me teeme täna selgeks, mis asi on staatiline marsruutimine ja ehitame selle lahenduse nullist peale üles. Nii et lähme asja kallale. Ja alustamegi kohe sellest põletavast küsimusest. Meil on siin kaks lokaalvõrku. Nimetame neid LAN 1 ja LAN 2. Mõlema võrgu sees on kõik suurepärane. Arvutid suhtlevad omavahel, aga hetkel, kui üks arvuti proovib teisest võrgust kellegide juttu teha, on täielik vaikus. Mis on selle digitaalse müüri taga? Uurime välja. Niisiis, alustame oma loo esimesest osast. Kujutage endale ette, et need kaks võrku on nagu kaks eraldi saart. Mõlemal saarel käib elu, aga nende vahel pole lihtsalt silda. Vaatame lähemalt seda digitaalset lõhet. Ja siin on tõestus. Vaadake, LAN 1 sees on kõik korras, PC0 pingib ilusti PC1 ja täpselt sama lugu on LAN 2. See tähendab, et meie arvutid ja lülitid on õigesti seadistatud. Probleem ei ole võrgu sees, vaid nende võrkude vahel. See on oluline vihje. Okei, kuidas me selle probleemi lahendame? Kõigepealt peame rääkima ühest üliolulisest aadressist. Ilma selleta ei saa ükski seade isegi unistada teise võrku pääsemisest. See on nagu isiklik väljapääs tundmatusse. Ja see väljapääs ongi vaikelüüs ehk default gateway. Mõelge sellest nii, kui arvuti tahab saata paketti kuhugi väljapoole oma koduvõrku, siis ta ise ei hakka pead murdma. Ta lihtsalt ütleb, kuule, ma ei tea, kus see teine võrk asub, aga sina mu vaikelüüs oled ruuter. Sinu töö on see välja selgitada. Ja ta saadabki pakki sinna. See on alati esimene peatus teel võõrasse võrku. Nüüd jõuamegi asja tuumani. Teate, me kipume arvama, et ruuterid on mingid maagilised, kõike teadvad kastid. Aga tegelikult ei ole. Igal ruuteril on oma pime ala, asjad, millest ta lihtsalt ei tea. Ja just see pime ala ongi põhjus, miks meie kaks saart on eraldatud. Vaatame korraks, mis toimub ruuteri nulli peas. Ta teab LAN 1 võrgust, muidugi, sest üks tema kaabel läheb otse sinna. Ta teab ka sellest lühikesest ühendusest teise ruuterini, sest ka sinna läheb kaabel. Aga LAN 2, see teine saar, tema jaoks seda lihtsalt ei eksisteeri. Pole õrna aimugi, see ongi tema pime ala. Ja mis on selle tagajärg? No, see on päris karm. Kui PC0 saadab oma paketi teele, jõuab see ruuter nullini. Ruuter vaatab oma marsruutimistabelisse. See on nagu tema isiklik teedekaart. Ta otsib juhiseid, kuidas LAN 2 saada, ei leia mitte midagi ja teeb ainsa loogilise asja, viskab paketti minema. Ja ongi kõik. Side on katkenud juba esimese sammul. Aga nüüd lahendusi oode. Kui ruuteril pole kaarti, siis mis me teeme? Me joonistame talle ise kaardi. Just nii. Me hakkame ruuterit käsitsi õpetama, andes talle täpselt samm-sammult juhised, kuidas sinna tundmatusse võrku jõuda. Ja seda tegelust nimetataksegi staatiliseks marsruutimiseks. See käsk ip-route võib esmapilgul tunduda natuke hirmutav, eks? Aga tegelikult on see imelihtne. See on lihtsalt vastus 3 küsimusele. Esimene, kuhu me minna tahame? Ehk siis sihtvõrgu aadress. Teine, milline see sihtkoht välja näeb? See on alamvõrgu mask. Ja 3. kõige olulisem, kelle kätte ma selle paki pean andma, et see edasi jõuaks. See ongi järgmise ruuteri aadress, mida tuntakse ka kui next hop. Ja siin see ongi meie konkreetne käsk ruuteri nulli jaoks. Tõlgime selle nüüd inimkeelde. See ütleb põhimõtteliselt kuule ruuter 0. Iga kord, kui sa näed paketti, mis on suunatud LAN 2 võrku, siis ära viska seda minema, saada see hoopis oma naabrile, ruuteri 1, mille aadress on 221.123.1.2. Ja ongi kõik. Me just joonistasimegi tälle kaardile uue tee. Aga oodage nüüd. Ja siin teaksegi tihtipeale kõige suurem viga. Me oleme nüüd küll ruuteri nullile tee selgeks teinud, aga mis saab vastusest? Ruuter 1 ju ei tea, kuidas tagasi LAN 1 saada. Kui te tagasi teed ei loo, on teil ühesuunaline tänav. Kiri läheb kohale, aga vastust ei tule kunagi tagasi. Absoluutselt kasutu, eks ole. Nii et pidage meeles, marsruudimine peab alati toimima mõlemas suunas. Nüüd, kui me oleme loonud marsruudiga teistpidi, ehk siis õpetanud ruuteri 1, kuidas LAN 1 tagasi leida, on aeg vaadata, kas meie tööga vilja kannab. Jälgime nüüd paketi teekonda ja vaatame, kuidas see uus sild tegelikult töötab. Ja siin see on. Võidukas hetk. Kui me nüüd proovime PC0-ist pingida PC2, saamegi vastuse tagasi. See tähendab, et meie käsitsi joonistatud kaardid töötavad mõlemas suunas. Need kaks eraldatud saart on lõpuks sillaga ühendatud. Vaatame selle teekonna veel kiirelt üle. Samm 1. PC0 saadad paki oma vaikelüüsile.
ruuter 0-le. Samm 2, ruuter 0 vaatab oma uut meie antud kaarti, näeb seal juhist ja saadab paki edasi ruuter 1-le. Ja samm 3, ruuter 1 saab paki, vaatab, et see on ju minu võrku ja toimetab selle ilusti BC2-le kohale. Ja vastus tuleb täpselt sama tee pidi tagasi. See meie loodud staatiline marsruut oligi see puuduolev lüli. Ja lõpetuseks jätan teile ühe mõtte. Staatiline marsrutimine on suurepärane, eriti väiksemates ja stabiilsetes võrkudes. See on täpne ja kontrollitav. Aga mis siis, kui meil pole mitte 2, vaid 200 võrku või 2000? Mis siis, kui need teed pidevalt muutuvad? Käsitsi sadade marsrutide haldamine, see muutuks võimatuks. Ja just siin jõuavadki staatilise marsrutimise piirid kätte ja meil on vaja midagi targemat, midagi dünaamilist. Aga see on juba ühe teise korra jutt. Tänaseks kõik.